Tere, oleme taas eetris Aktuaalse Kaamera stuudiost ja kohe alguseks on meil telefonil Põhjapolitsei prefektuuri prefekt Raivo Küüt. Tere õhtust, missugune on olukord Tallinnas praegu? Tere õhtust, et täna Tallinnas praegust on ka tänavatele kogunenud, no ma ütleksin üle 500 noore inimese, kes on ka alkoholijoobes ja otsivad endale niisugust energiale niisugust väljundit, mistõttu nad siis ka jätkuvalt panevad toime õigusrikkumisi ja ründavad politseinikke ja muud niisuguseid tegevusi teevad. Kas olukord linnas on hullem kui eile või on praegu siiski rahulikum või intsidente vähem? No, ma tahan just rõhutada, et tegelikult täna on nagu olukord linnas tunduvalt parem, kui see oli eile ja intsidente on olnud vähem. Küll aga näiteks täna juba oleme me pidanud kinni pidama üle 300 siis inimese või noore ja see on minu arvates küllaltki halb tendents, et nii suur hulk noori siis enda vaba aega selliselt sisustavad. Millega tegemist on? Kas tegemist on vandaalitsemisega või inimesed on omavahel läinud kaklema? No peamiselt on tegelikult tegu sellega, et just nimelt siis kogunetakse suure kambaga kusagile kokku, takistatakse seal liiklust ja siis selle peale reageerivad õiguskaitseorganid ja siis omakorda astutakse neile vastu, loobitakse neid kividega, muude ettejuhtuvate esemetega, nii et selline on nagu see olukord. Meile teadaolevalt kell 11:30 püüti ümber lükata politseiautot ja politsei reageeris erivahenditega. Mida see tähendab? No, politsei kasutab alati erinevaid erivahendeid, mis on just konkreetse rikkumise tõkestamiseks vajalik, et seekord ka püüti siis rikkujad kinni ja nad peeti kinni. Täna on vigastada saanud 10 inimest, 9 meest ja 1 naine. Mis laadi vigastused need on? Vigastused on olnud sellised kergemat laadi, et niisuguseid tõsiseid vigastusi ei ole. Et üks ainukene raskem vigastus on olnud ja inimene on haigeravil. Mis on veel juhtunud? Kas kuskil on midagi põlema pandud? On selliseid intsidente? On küll süüdatud niimoodi prügikast ja niisuguseid väiksemaid siis prügikaste, kuid midagi suurt niisugust tulekahju ei ole olnud ja on ka muidugi lõhutud mõningaid aknaid, kuid see on tunduvalt väiksemas mahus, mis oli möödunud ööl. Kas täna on öösel Tallinnas rohkem politseinikke väljas kui eile öösel? No täna on politseinikke rohkem ja tegelikult me oleme täna tunduvalt mobiilsemad ja liigume rohkem nendes kohtades, kus siis on tegelikult nende siis noorte just kogunemise tulipunktid ja kus just suurem hulk noori koguneb ja seal oma tegusid toime panevad. Aga peab kohe ütlema, et noored on väga mobiilsed või siis hästi kiiresti liiguvad punktist A punkti B, mistõttu see teeb ka raskeks nende siis lokaliseerimise. Kas noored on kõik Tallinnast või on näha seda, et väljaspool Tallinna veel inimesi juurde tuleb? Ei, seda ei tähelda, et Tallinnasse juurde tuleks. Ikkagi tegemist on valdavalt meie enda Tallinna elanikega, mistõttu ma just nagu tunnen küll sügavat muret selle üle, et väga paljud lapsevanemad tõenäoliselt ei tea, millega nende võsuke just täna siis tegeleb. Missugune on olukord üldiselt linnas, kui palju on avatud baare, kõrtsusid, mida linnas veel teha saab või on põhimõtteliselt barrikadeerunud kõik lõbustusasutused? No tegelikult valdavas osas linn elab oma elu edasi, et need niisugused spontaansed väljaastumised on toimunud sellistel kohtadel rohkem nagu Vabaduse väljak, Vabaduse kella juures, Kaarli puiestee, et seal on nagu sellised suuremad niisugused siis kokkupuuted olnud, nii et muudes kohtades on need väiksemad.
Mida peaksid tegema Tallinna kesklinna elanikud, kes tahavad koju saada, kes tahavad rahulikult oma auto ära parkida? No tuleks loomulikult vaadata enda auto parkimist küll, et tõesti parkida ta kusagile, kus oleks siis kas parkimismaja või sisehoovid, et siiski mitte jätta tänavate peale, sest niisuguseid kividega loopimist tuleb ette ja selle tõttu võivad autod viga saada. Iseenda liikumises tuleks muidugi vaadata, et kus kohalt siis on kohutav minna. Juba üldise kuritegevuse aspektist lähtudes tuleks valida teekohti ja praegu küll ei ole niisuguseid nagu juhtumeid ette tulnud, kus need agressiivsed noored oleks lihtsalt võtnud kellegi rahumeelse inimese ette ja asunud tema kallal vägivalda tarvitama, et selliseid nagu intsidente ei ole olnud ja loodan, et neid ka ei tule. Need inimesed, kes täna on kinni võetud ja politsei poolt politseiasutustesse kinni pandud, millal nad vabanevad? No tegelikult väga palju on seal hulgas noori alaealiseid ja tegelikult siin me kasutame just seda meetodit, et me kutsume nendele järgi nende vanemad ja anname need siis vanematele üle. Kas Tallinna kinnipidamisasutustes veel ruumi on? Ma kinnitan, et kõik õigusrikkujad, kes õigusrikkumise toime panevad, et igal juhul meil nende kinnipidamiseks ruumi jätkub. Aitäh, Põhja politseiprefektuuri prefekt, praegu selle kommentaari eest.